ja alles siis me peame hakkama rääkima see, mis sealt järgi jäi nüüd soolestiku eripärast, puhta magneesiumi osakaalest ja nüüd see kogus, mis sealt järgi sai, see on maksimum, mis võib üldse rakku jõuda. Siis tuleb alles imendumine. Aga näiteks magneesiumoksiidil on ju, võtame seal 1000 milligrammi, 60% on elementaarmagneesium, soolestiku eripära ma ei tea, on ju, väga suur, väga kõige kõrgem on magneesiumoksiidil, kõige mõttetum magneesiumi, kõhulahtisti põhimõtteliselt. Aga sellest 60% jäi 600 milligrammi järgi ja siis tuleb see alles imendumine, aga imendumine on kõige kehvem, 12 umbes. See natukene võib kõikuda olenevalt tootest nii edasi. Ja siis, mis sealt edasi tuleb, millest mina üldse midagi ei teadnud ja see on see, mis on doktor Caroline D nagu elutöö, on see, et tema teab väga hästi, kuidas raku biokeemia töötab. Ehk siis sealt järgmine etapp sellest väiksest kogusest, mis sulle järgi jäi, siis tuleb alles iooniline efekt. Ja see iooniline efekt tähendab seda, rakk ei saa omastada ühtegi toitainet, kui ta ei ole vedelas olekus ja ioonilises olekus. Rakkudel on ioonikanalid, kus siis need mikrotoitainet sisse pääsevad. Ja nii kui ta ei ole ioonilises olekus, kõik. Ja see tavaliselt, me ei tea, mis see number täpselt on, sest see on, kui tavaline magneesiumi lisand jõuab vereringesse, siis ta on ioonilises olekus kehale kätte saadav mitte sekund, mitte 4 sekundit, vaid murdasa sekund. See on nagu kõik. Ja peale seda hapnik muudab ta tavaliseks elementaarmagneesiumist tagasi, ta kaotas oma ioonilise oleku ja rakk ei saa seda enam kasutada. Riimäeg selles suhtes on stabiliseeritud ioonid. Ta püsib kogu aeg ioonilises olekus.